5. Ostrava festival on peagi algamas. Kuidas on ettevalmistused kulgenud? Ja ettevalmistus on päris hoogsalt kulgenud, kui siin pisut ringi vaadata, on juba näha, et kõik kauplemiseks ja toitlustamiseks on valmis. Selja taga kõrgub lava, nii et paari tunni pärast saab ka heli üles. Võib öelda, et isegi täna õhtul võiks juba festival iseenesest alata. Ettevalmistustega alustasime juba möödunud sügisel. Esimesed esinejad olid juba augustis-septembris paigas ja detsembriks olid juba kõik esinejad teada. Mida on siis lähimatel 2 päeval siin Meremäe vallas Ostrava külas oodata? No ma arvan see, et 2 päeva saavad olema päris sellised mitmekülgsed, et näha saab nii Setomaa leelokoore, artiste kui ka Eesti sellised tippesinejaid. Võib-olla uudiseks on see, et see aasta on meie festival muutunud ka rahvusvaheliseks, et kõige põnevam ansambel on meil tulemas suisa Portugalist nimega Torahog ja ka Lätist on meil esindaja kohal. Arvan, et nii Setomaa inimesed kui laiemalt Eestimaa inimesed vaevalt nad üldse midagi Läti muusikast kuigi peale teavad, nii et ka seda pisilünka üritame omalt poolt täita. Et meil kava ongi üles ehitatud selliselt, et üleüldse see festival, see ei ole puhas muusikafestival, see on selline kogu pere lõbus nädalavahetus veetmise vorm. On siin lastetelgid, lastele kino, kiiged, toitlustamist me juba rääkisime, käsitöömeistrid näitavad siin oma oskusi ja ka valmistöid. Aga muusika poole pealt jah, laupäevane päev meil ongi esimene pool päevast, ongi puhtalt sinna rahvamuusikale ja õhtul siis hakkab nagu tempot üles kruttima ja päev lõpeb lõbusa Simmaniga, kus siis Marko Matver ja VLÜ üles astuvad. Palju rahvast on oodata? No see on alati selline küsimus, millele on väga raske vastata, aga võib-olla siin viidates eelnevate aastate sündmustele usume, et see on ikka 4-kohaline number ja esimene number ei ole mitte 1. Kui lihtne või keeruline on sellist festivali siin maailma veere peal korraldada? Selle festivali korraldamisega on samamoodi nagu mis tahes teises valdkonnas, et kui on inimesed sõnapidajad ja täidavad oma lubadused, siis on väga lihtne. Aga paraku on inimesi igasugused, nii et jah, mõningate kohta peal tuleb rohkem vaeva näha, aga valdavalt võime öelda, et kõik on sujunud kenasti ja kohalike, nii valla kui kohalike inimeste tugi on meil olemas. Nii et selles mõttes võime kindlalt väita, et festival on tulekuks valmis. 5. festival saab toimuma, tuleb ka 6. ja 16. Ei taha nagu laskmata karu nahka jagada, sest iga festivaliga on selline, et kui me selle laagri taaskord kokku saame, siis mõtleme küll, et võib-olla nüüd aitab, aga samas vaadates neid rõõmsaid inimesi ja seda positiivset tagasisidet ja ka ansamblite suurt huvi Setomaa ja Ostrava festivali vastu, siis juhul kui nüüd 6. festival toimub, siis me võime öelda, et juba järgmise aasta kava on poolenisti meil täidetud. Kahjuks need olid solistid ja ansamblid, kes sellel aastal lihtsalt ei mahtunud meie kavasse.